Äh, Tänane teema siis tekstülesanded ja esimene ülesanne, leidke kaks järjestikku paarisarvu, mille ruutude summa on 1252. Mis tähendab järjestikud ja paarisarvud? No näiteks järjestikud paarisarvud on 2 ja 4 või 16, 18. Et nad eelmine ja järgmine ja mõlemad on paarisarvud. Aga kui me ei tea täpselt, mis on esimene paarisarv, siis me võime tähistada seda x-iga. Kirjutan, x on esimene arv. Kindlasti, kui me midagi x-iga tähistame, siis me kirjutame ka, mida me tähistasime. Ei saa jätta lihtsalt x ja mis see on, mitte kirjutada. Siis teine paarisarv, mis on järjestik selle x-iga, on 2 võrra suurem. See on siis teine arv. See on järgmine paarisarv. Ruutude summa on 1252. Me kasutame seda tingimus, et koostada võrrandi. Esimese arvu ruut pluss teise arvu ruut võrdub seesama arv, mis on kirjas. Niimoodi me koostasime võrrandi ja järgmine samm me lahendame seda võrrandi. Kui on olemas sulud, siis me need sulud avame. Ja avatakse need sulud nii, et võetakse esimene arv ruudus pluss arvude kahekordne korrutis ehk 4x. Ma korrutasin praegu x, 2, tuli 2x ja korrutasin veel seda kahega, et kahekordne korrutis. Pluss teine arv ruudus on 4. Ja see on 1252. Ma kirjutan siin valemi, kuidas ma need sulud avasin. Kui te seda valimit juba teate, siis on väga hea. Kui ei, siis kindlasti vaja seda õppida. Et ärge avage sulud nii, et teil puudu see. See ei ole õige. Peab olema see kolmas liige ka. Nüüd tundub, et siin on ruutvõrrand. Ruutvõrrandi me lahendame niimoodi, et me kõik toome vasakule poole, paremal pool jääb 0. Ja sarnased liikmed ma liidan kokku. 2x ruudus pluss 4x pluss 4 ja miinus 1252. Ja siin on veel sarnased liikmed, et 1248. Kuidas me lahendame seda võrrandi? Me kasutame valemi. Ma siin seda valemi kirjutan. Kui teil on pea, siis väga hea. Et mina õpetasin niimoodi, et me lahendame seda läbi diskriminanti. Nii, et see diskriminant me eraldi arvutame. Aga teine variant, et koos ühe valimiga. Mõlemad sobivad. Minu variant on natukene lihtsam arvutamiseks. Aga kui te kasutate teine variant, siis on ka väga sobilik. Ehk mina pakun, et saab D diskriminant arvutada eraldi ja siis esimene teine lahend kasutades see diskriminant, mis on enne arvutatud. Kirjutame koefitsiendid välja. See ei ole kohustuslik, aga see aitab, ma arvan, paremini arvutada pärast. A on 2, B on 4 ja C on miinus 1248. Ja diskriminant D 4 ruudus miinus 4 korda 2 korda miinus 1248. Võtame kalkulaatorid ja arvutame seda.
pluss, kuna 2 miinust annavad plussi, pluss 16, kokku on 10 000. Ja edasi ma liigun nüüd siia, arvutan esimene, miinus b ehk -4, nüüd ma valin pluss, võtan ruutjuur diskriminandist, 2 korda 2 siin all, -4 pluss 100 jagatud 4-ga. Esimene on 24. Teine -4 miinus 100 jagatud 4-ga. -26. Siis paar, 2 järjestikku paarisarvu. Kas paar on siis 24 ja järgmine on 2 võrra suurem, et 26 või siis -26 ja järgmine on -24. Kirjutame vastus. 24 ja 26 või -26 ja -24. No selline ülesanne. Võtame järgmist. See on valem, mis me kasutasime. Ja see on ka. Järgmine. Nüüd on antud vanused. Ema, Karli ja Rauno vanus on kokku 48 aastat. Ema on Karlist 3 korda vanem. Rauno on Karlist 2 aastat noorem, kui vana on Rauno. Me ei tea ema vanust, Karli vanust ja Rauno vanust. See tähendab, et me võime X-iga tähistada kas ema vanus, Karli vanus või Rauno vanus ja kõik need variandid on õiged. Et see on meie valik. Me võime tähistada seda, mis meeldib rohkem. Kõige mugavam tähistada see X-iga, mis on kõige väiksem. Ema on kindlasti kõige vanem, et tema vanus on kõige suurem arv. Et võib-olla mõtet ei ole ema vanus X-iga tähistada, aga Karli vanus juba natukene parem tähistada X-iga. Ehk X, aga isegi kui teil on tähistatud ema vanus X-iga, see on ka okei. See ei ole vale. Lihtsalt natukene siin on vaja jagada, mis ei ole mugav. Võib-olla kordamine on selles mõttes mugavam. X on Karli vanus. Kuidas seotud omavahel ema ja Karli vanus? On siin kirjas, et ema vanus on 3 korda vanem kui Karl. See tähendab, et kui Karli vanus on X, no näiteks ta on 10-aastane, ja? Siis ema vanus on 3 korda suurem, me 10 korrutame 3-ga, aga me ei korruta 10, ja? Me korrutame X-i. Ehk 3X, see on ema vanus. Rauno on Karlist 2 aastat noorem. See tähendab, et Rauno vanus on Karli vanus -2. Ehk X -2, see on Rauno vanus. Tavaliselt tekstis jääb üks tingimus, mis ei ole veel kasutatud. Ja selle tingimusega me koostame võrrandi. Siin jäi tingimus, et nende vanuste summa on 48 aastat. Liidame kokku siis nende vanused. Karli vanus, ema vanus ja Rauno vanus.
kõik koos on 48. Ja võrrand on nüüd koostatud. Lahendame seda. Tundub, et see on lineaarvõrand. See ei ole ruutvõrand, sellepärast, et siin puudub X ruudus. Lineaarvõrandid me lahendame niimoodi, et X-id on meil ühel pool ja X-ita arvud on teisel pool. X-id kokku on 5. 2 pluss märgiga teisele poole. 5X võrdub 50. Viimane samm, me jagame selle arvuga, mis on X-i ees, sest et meie eesmärk saada X vasakul üksinda. Ta peab olema üksinda seal, ilma koefitsiendita. Et me jagame 5-ga. X on 10. Sama tuli, mis ma alguses pakkusin, aga see on lihtsalt langes kokku niimoodi. Mis see X oli? Aga meil on kirjas, et X on Karli vanus. See tähendab, et Karl on 10-aastane. Mis on siin vaja leida? Kui vana on Rauno? Ehk ema vanust me isegi ei pea arvutama. No siin on selge, et ta on 30, aga Rauno vanus siis 10 miinus 2 ehk ta on 8-aastane. Vastus. Saab rohkem seal vastuses kirjutada, et Rauno on 8-aastane. Aga 8 ka sobib. Vot selline ülesanne võiks ka olla. Ehk esimene meil oli selline, kus lõpus tuli, kui me koostasime võrrandi, tuli ruutvõrand ja siin tuli lineaarvõrand, et need 2 varianti võivad olla ja veel võib teha nii, et on koostatud võrrandite süsteem. Me vaatame, mis ülesanne siin ka saab niimoodi lahendada, et kokku on 3 võimalust. No näiteks see 3. ülesanne, proovime siin koostada mitte 1 võrrand, me koostame siin 2 võrrandi ja kasutame 2 tähti. Siin on võimalik ka teistmoodi teha, aga see on ka nagu variant, et saab koostada mitte 1 võrrand ja kasutada mitte 1 täht tähistamiseks. Näiteks 2 naturaalarvu, nende vahe on 4 ja korrutis on 221. Tähistame niimoodi, et X on esimene arv ja Y on teine arv. Ja reegel on selline, et kui me kasutame 2 tähti, siis kindlasti me koostame 2 võrrandi, muidu me lahendada seda ei saa. Kui me kasutame 1 täht, siis me koostame ainult 1 võrrand. Alati nii tegutseme. Et siin on võimalik ka kasutada 1 täht ja koostada 1 võrrand. Kui te tahate, ma võin seda varianti ka näidata, aga praegu me koostame 2 võrrandi. Ja esimene tingimus, et nende vahe on 4. See tähendab, et kui me esimesest lahutame teine, me saame 4. Saab ka teistpidi, teine miinus esimene. Siin ei ole kirjas, millega me lahutame. See on siis esimene võrand. Teine võrand, et nende korrutis on 221. Eks nüüd me need korrutame. Ja me koostasime teiega võrrandite süsteem. Üks on lineaar, teine ei ole lineaarvõrand ja siin saab kasutada asendusvõtte. Muidu on olemas ka liitmisvõtte, et kui mingi veel sarnane ülesanne tuleb, kus saab seda kasutada, ma kindlasti näitan teile. Aga siin me kasutame asendusvõtte. Ja asendusvõtte me kasutame niimoodi, et me võtame, antud juhul me võtame see esimene võrand ja väljendame 1 täht läbi teist. Ehk praegu ma teen niimoodi, et X mul jääb vasakul ja miinus Y ma tõstan teisele poole vastupidi märgiga. X võrdub 4 pluss Y. Nüüd, kuidas ma seda kasutan? Ma võtan nüüd teine võrand ja X-i asemel ma panen seda, mida ma esimesest leidsin.
ma isegi siin näitan, vot see ongi see asendus. Nüüd ma kirjutan Y, ma natukene muutsin siin korrutise järjekorda, aga korrutise jaoks järjekord pole oluline. Lihtsalt natukene mugavam, kui see Y, minu jaoks on, kui see Y on ees. Ja see korrutis on 221. Ma jätkan nüüd lahendada üleval, avan sulud, 4y plus y ruudus ja kui ma näen juba, et siin tuleb ruutvõrrand, siis ma see 221 tõstan ka vasakule, et paremal jääb 0. Niimoodi me lahendame ruutvõrrand edasi. Ja kas muuta siin järjekorda? Tavaliselt meil on Y või X ruudus esimesel kohal, see on teisel kohal, see on kolmandal kohal. Et see on teie valik, tegelikult see ei ole kohustuslik, aga te peate aru saama, kus asub A, B ja kus asub C. Et kui te tahate, te võite muuta järjekorda, et niimoodi mugavam vaadata ja siis kirjutada koefitsiendid lahti A, B, C või saab kohe teha seda siit. A seisab siin, B seisab siin ja C on ilma Y-ita. A on 1, B on 4 ja C on -221. Leiame D. Kasutame vale, mis on esimesel slaidil. Valimid eksamil peavad olema teil peas, et ma väga soovitan kirjutada need alati, kui te need kasutate, kui need peas veel ei ole. Et kui te tahate näiteks ruutvõrrandi lahendada ja valimi ei mäleta, siis leiate seda valimi ja te kirjutate vihikus uuesti seda ja siis pärast see on juba peas. Kui teil on mingid 10 ülesandet sellised lahendatud, siis on peas. -4 korda 1 korda -221. Leiame D. Jälle miinus muutub plussiks. D on 900. Sellest ruutjuur on 30. X1 miinus B pluss ruutjuur sellest arvust ja all on 2 korda 1. X1 on 13 ja X2 -17. Nüüd, see ei ole veel kõik, sellepärast, et me kasutasime teiega 2 tähti. X on leidnud, aga iga X-i jaoks on vaja tema paarilist leida, Y-et. Ehk siin me kirjutame Y1 on teine arv. Kuidas me seda leiame? Me kasutame esimene, näiteks, siin on natukene lihtsam lihtsalt, esimene võrrand. Ja Y siit võrdub miinus Y võrdub 4 miinus X, Y võrdub -4 pluss X. Ehk me leiame niimoodi, et me X-i asemel paneme see 13, mis me leidsime, ja leiame X1 jaoks paarilist. -4 pluss 13. See on siis 9.
ja y2 -4 - 17 -21. Siin ma arvan, et on vaja teha ka kontrolli, kas tõesti nende vahe on 4 ja ruutude korrutis on 221. No kontrollime esimene paar, et meil on esimene paar, x on 13, y on 9 või teine paar. Teine paar meile ei sobi, sellepärast, et siin on kirjas naturaalarvu. Mis see tähendab naturaalarv? Naturaalarvud algavad nullist. Kõik, mis on negatiivsed, need ei ole naturaalarvud. Ehk siin ma ei ole näinud varem, vabandust, et see ei sobi ja siis y ka ei sobi. Sobib ainult esimene paar. No kui võtta 13 ruudus, see on 169 pluss 9 ruudus 81, aga ei tule 221 siis. Midagi läks meil valesti vist. Kas te lahendasite minuga koos? Kas midagi siin, et vahe sobib, aga ruutude summa ei ole 221, see on 250. Korrutis, nende korrutis. Ma ruutude summa nagu võtsin eelmine. Aga nende korrutis ka ei võrdu 221. Peab ikka olema 17 ja 13. Kus meil viga on? Vahe on 4. Ja korrutis on 221, et võrrandid on koostatud õigesti. No ma küll ei näe siin. No ma ei tea, siin on vaja kontrollida. Mis läks valesti? Kas kuskil miinusmärgiga äkki? No muidugi. Ma ju leidsin mitte X, ma leidsin ju Y. Siis X ma leian niimoodi, et seda kõik pole vaja. Seda kõik ka. Väga vabandan. Tavaliselt X ja siis läks niimoodi, jah. Et Y on 13. Siis X on 4 pluss 13 ongi 17. No vot, hästi tehtud kontroll, et kontrollida ikkagi vaja. Lõpus. No liigume edasi. Järgmine ülesanne. Alguses loeme teksti.
Siin on selline ülesanne, kus saab kasutada 2 tähti ja koostada 2 võrrandi ehk võrrandite süsteemiga lahendada või siis kasutada 1 täht ja koostada 1 võrrand. Kuidas teie tahate? Võite mulle kirjutada või öelda, mis meetodiga te tahate seda lahendada. Kas 1 täht või 2? Arvamust siin vist ei ole. Proovime siis kasutada. No, aga miks mitte? Proovime mõlemad. Ma siis teen niimoodi, et ma kopeerin seda. Siin ma lahendan ühe meetodiga ja järgmisel slaidil teise meetodiga. Esimene meetod, olgu see on meetod, kus me kasutame 1 täht. Ja me ei tea, kui palju maksis täiskasvanute jalgratas ja kui palju maksis laste jalgratas. Siis me võime tähistada X-iga ükskõik milline, kas täiskasvanute või laste. Olgu X täiskasvanute jalgratta hind. Siis laste jalgratas maksis 106 € odavam. Kui teksti teistpidi vaadata, jah? Et laste jalgratas on odavam, ehk me X-ist lahutame 106. See on siis laste jalgratta hind. Ja kokku maksis isa 1427. See tingimus me kasutame, et koostada võrrandi. Ta ostis 2 täiskasvanute jalgratast ehk 2 korda X ja veel ta ostis 3 laste jalgratast ehk 3 korda X miinus 106. Ja see kõik maksis 1427. Võrrand on koostatud. Ja kui on võrrandis sulud, siis me teeme need sulud lahti. See on lineaarvõrrand. X-id me jätame ühele poole ja teisele poole ilma X-ide arvud. Ja kui me tõstame midagi teisele poole, siis muudame ka märki. Peas ma seda ei arvuta, muidu ma arvutan valesti. Ma kasutan kalkulaatori. Teisel pool on 1745 ja viimane samm me jagame 5-ga selle koefitsiendiga, mis on X-i ees. $349. Kui meil on kirjas, mis on X, see on täiskasvanute jalgratta hind 349 ja siis küsimus vaatame, kui palju maksis täiskasvanute jalgratas ja kui palju laste jalgratas. Et 349 €, see on siis täiskasvanute jalgratta hind. Ja laste jalgratas maksis 349 miinus 106 ehk 243 €
laste jalgratas? Ja vastus. Laste jalgrattahind on selline ja siis täiskasvanute jalgrattahind on selline. See oli siis esimene meetod. Nüüd sama ülesanne teine meetod. Siin me kasutame kaks tähti. X on täiskasvanute jalgrattahind ja Y on laste jalgrattahind. Koostame võrrandid. Esimene tingimus kasutame, et täiskasvanute jalgratas oli laste jalgratast 106 kallim. Ehk Y pluss X võrdub Y pluss 106. See on esimene võrrand. Teine võrrand, et kokku need jalgrattad maksid 1427. Ehk siis 2 täiskasvanute jalgratta ja 3 laste jalgratta kokku maksid nii palju. Niimoodi meil koostatud 2 võrrandi. Ja siin me saame kasutada asendusvõtte ja liitmisvõtte. Aga kuna asendusvõtte ma juba kasutasin, ma proovin nüüd liitmisvõttega teha. Kõigepealt esimene võrrand teeme nii, et meil on X ja Y vasakul pool ja 106 on paremal pool. Teine võrrand ma lihtsalt kirjutan uuesti. Nüüd ma esimene võrrand korrutan 3-ga. Miks 3-ga? Sellepärast, et mul plaan selline, et kuna siin Y ees on pluss 3 ja kui ma korrutan esimene võrrand 3-ga, siis tuleb miinus 3Y. Ja kui ma liidan mõlemad need võrrandid, siis Y-d koondatakse. Ma jätkan nüüd siin. 3x miinus 3y võrdub 318. Ja siin on 2x pluss 3y võrdub 1427. Nüüd ma liidan mõlemad, see ongi liitmisvõte, ja ma liidan mõlemad võrrandid. Kolm x pluss 2x, y-id koondatakse, no ma võin seda kirjutada ja pärast koondada, siis on arusaadavam võib-olla. Ja 318 pluss 1427. Koondan y-id, liidan x-id ja siin on sama nagu oli eelmistes. Ma liidan need kokku, siis ta on nii palju. Jagan 5-ga, x võrdub 349. Nüüd ma leian y-ga. Ja selleks ma kasutan esimene võrrand, niimoodi lihtsam. Ma võin ka teine kasutada, aga niimoodi lihtsam. X-i asemel ma panen see arv, mis on leidnud. Ja leian siit y. Y võrdub 349 miinus 106. Praegu ma tegin niimoodi, et see 106 ma tõstin miinusmärgiga siia poole ja vahetasin pooled lihtsalt see
ja see teistpidi pani. Kuna see on võrdusmärk, siis vahet ei ole, mis on vasakul, mis on paremal. Nad on omavahel võrdsed. Y võrdub 243. Vastus 243 ja 349. Ehk näete ise, et mõlemad meetodid saab kasutada, ma ei tea, see on juba individuaalne, mis nagu lihtsam teie jaoks just. Järgmine. Siin võib-olla teksti väga hästi ei ole näha, aga ma kardan, et ma seda suuremaks teha ei saa. No proovime lugeda. See on kiiruse ülesanne. Kõigepealt ma kirjutan kiiruse valemi. V-ga on tähistatud kiirus. S on tee pikkus. Ja T on aeg. Ja V võrdub S jagatud T-ga. T võrdub S jagatud V-ga. Ja S võrdub V korda T. Niimoodi ja ülesanne järgmine. Riina läks mere äärde, mis oli tema kodust 3,5 kilomeetri kaugusel. Osa teest ta käis kiirusega 3 kilomeetri tunnis ja seejärel veel niisama pika aja jooksul kiirusega 4 kilomeetri tunnis. Kui kaua Riina käis ja kui kaua jooksis? Mis on siin antud? 3,5 kilomeetri, see on tee pikkus, see on F. Kiirused me teame, meil on kiirus 1. Kolm kilomeetri tunnis ja kiirus 2. Neli kilomeetri tunnis. Mis me veel siin teame? Me teame, et ta kõndis sama palju aega kui jooksis. Aga seda aega me ei tea. Me võime tähistada seda aega X. Et T1 on X tundi ja T2 on ka X tundi. Et siin on kirjas, et nii sama pika aja. Et see aeg on sama, mis ta kõndis ja mis ta jooksis. Kui me arvutame, kui palju kilomeetri ta kõndis, siis me leiame, et on vaja V korrutada T-ga. Kõndimise jaoks V on 3, T on X ehk 3 X. See on see tee pikkus, mis ta käis või kõndis. Ja mitu kilomeetrit ta jooksis? Me teame, et tema kiirus oli 4 kilomeetrit tunnis ja ta jooksis X tundi ehk 4X ta jooksis. Ja me teame, et kui ta käis ja jooksis, siis kokku ta tegi 3,5 kilomeetri. Kui me liidame kokku 3X ja 4X, me saame 3,5.
See on lineaarvõrrand, mitte väga raske. See võrrandi koostamine on kõige raskem moment siin, jah. Võrrand ise ei ole raske. 7 x võrdub 3,5. Me jagame kõik 7-ga. See on 0,5. Ja küsimus, kui kaua Riina käis ja kui kaua jooksis. Ta jooksis ja käis pool tundi. Vastus. Võib kirjutada 30 minutit või 0,5 tundi. See on sama. Järgmine. Mõned tekstiülesanded on seotud geomeetriaga ka, et siin on antud täisnurkne kolmnurk. Üks kaadid on teisest 3 korda pikem. Leia selle kolmnurga kaaditit, kui kolmnurga pindala on 294. Siin on vaja teada täisnurkse kolmnurga pindala valemi. Ja see pindala valem on siis üks kaadid korda teine kaadid jagatud 2-ga. See on siis täisnurkse kolmnurga jaoks pindala valem. Kui üks kaadid on meil x, siis teine kaadid on 3 korda pikem ehk 3x. Ja nüüd me kasutame tingimuse, et kolmnurga pindala on 294. Kasutame see valem, me üks kaadid korrutame teise kaadidega, jagame seda 2-ga ja see võrdub 294. Võrrand on koostatud. Nüüd seda võrrandi vaja lahendada. Kui ei meeldi, et siin on jagatud 2-ga. Üks variant, et me võime 3 ja 2 jagada, tuleb 1,5. Teine variant, me võime korrutada läbi 2-ga. Siis on 2 korda 3x ruudus, x-id ma korrutasin, jagatud 2-ga. Ja siin on 294 korda 2, 588, 2 ja 2 me taandame, jagame 3-ga, x ruudus võrdub 196. Mis arv annab ruudus 196? See arv on 14. See on mittetäielik ruudvõrrand ja seda lahendada mugavam nii, et mitte läbi diskriminaati, aga võtta näiteks ruudjuur. Ja kui te võtate ruudjuur, siis tegelikult teine vastus ka siin on olemas, -14, aga kui tegemist on kaadidega, siis see ei saa olla negatiivne, see ei sobi lihtsalt. Sobib ainult positiivne 14. 14 meetri ja siis vastus. Aga teine kaadid ka vaja leida. Teine 3 korda 14. Siis vastus 14 ja 42 meetrit. Selle täisnurkse kolmnurga kaadetid. Järgmine. Rahaülesanne. Juuril on
6 korda raha rohkem kui Maaril. Kui Juuri andis Maarile 20 euro, siis oli mõlemal raha võrdselt. Mitu eurot oli kummalgi esialgu? No tähistame X-iga Maari raha, sest et Juuril on 6 korda rohkem, siis on mugavam korrutada Maari rahaga 6-ga. Siis Juuri raha, kui Maari raha on X, siis Juuri raha on 6X. Kui Juuri andis Maarile 20 euro, siis on mõlemal raha võrdselt. Kui Juuri annab 20 euro ära, siis tal jääb 6x miinus 20. Olete nõus, ma loodan? Kui Maari saab 20 euro, siis tal on x pluss 20. Ja me kasutame tingimus, et sel juhul on mõlemal raha võrdselt. Ehk 6x miinus 20 võrdub x pluss 20. Ja lahendame seda võrrandi, see on lineaarvõrrand. 6x miinus x, 20 pluss 20, ehk ma x-id tõstan ühele poole, ilma x-ita teisele poole, siis 5x, teisel pool on 40, jagame kõik 5-ga, täna on meil sellised koefitsientid alati 5, nagu ma näen, et x on siis 8. 8 euro on Maari raha alguses ja siis Juuri raha kuus korda 8. Tal on 48 oli alguses. Ühel oli 48, teisel oli 8. Järgmine. Nüüd on jälle geomeetriaga seotud tekstiülesanne. Loeme ülesanne natukene. Arvuta ruudukülje pikkus, kui ühe läheiskülje pikendamisel 4 cm võrra ja teise läheiskülje lühendamisel 1 cm võrra saadetakse ristküljek, mille pindala on 17 cm ruudus võrra suurem esialgse ruudu pindalast. Ma teen siin joonise. Esialgu oli ruud, siis saadi ristkülg, et üks külg pikendati ja teine 1 centimeetri võrra vähemaks tegi. Tähistan kõigepealt ruudu külg X-iga. See külg, mis pikendati, nüüd on X pluss 4 ja see külg, mis jäi lühemaks, on X miinus 1.
Mis on selle ruudu pindala? See on külg korda külg ehk X ruudus. Ja mis on selle ristküliku pindala? Jällegi külg korda teine külg. Siis selle ristküliku pindala on 17 centimeetri võrra suurem esialgse ruudu pindalast. Kui me võtame esialgse ruudu pindala, liidame 17, siis me saame saadud ristküliku pindalad. Avame sulud. Ja X-id siin koondatakse. See on lineaarvõrrand. X miinus 4, X miinus 4 miinus 17, miinus 3X miinus 21. No, lõpuks ometi me jagame nüüd miinus 3-ga, mitte 5-ga. Ja X võrdub 7. See on ruudu külg. Ja mis siin vaja leida? Arvuta ruudu külje pikkus. Ehk see ongi meie vastus. Vastus. Ruudu külg 7 centimeetrit. Väga huvitav ülesanne. Liigume edasi. Nüüd on meil riiulid ja raamatud. Ühel riiulil on 2 raamatut vähem kui teisel ja kolmandal riiulil on 6 raamatut rohkem kui esimesel riiulil. Kokku 3 riiulil on 53 raamatut. Mitu raamatut on igal riiulil? Tähistame midagi X-iga. Aga mis riiul? Me tähistame X-iga. Vaatame. Meil on esimene riiul, meil on teine riiul ja kolmas riiul. No ma ei tea, siin on tegelikult vahet ei ole. Teeme, et esimene riiul on X raamatud. Teisel riiulil siis, et esimesel riiulil on 2 raamatut vähem kui teisel. Ehk X plus 2 on teine riiul. Siis tulebki nii, et esimesel riiulil on 2 raamatut vähem. Ja kolmandal riiulil on 6 raamatut rohkem kui esimesel. 6 raamatut rohkem kui esimesel. Kokku 3 riiulil on 53 raamatut. Koostame võrrandi. Kui soov on, siis te võite tegelikult sulgude ette panna, sest et kui tuleb mingi korrutis, siis need sulud on kohustuslikud. Ilma nendeta on valesti. Siis võib olla mugavam on kohe need sulud panna, isegi kui need ei ole siin vajalikud.
Aga see ei ole viga, kui on need kirjas ka. Mhm. 3x pluss 8 võrdub 53. 8 paneme teisele poole. 3x võrdub 45. Jagame see kõik 3-ga, x on 15. Mitu raamatut on igal riiulil? Esimene riiul siis 15 raamatu. Teine riiul 15 pluss 2 ehk 17 raamatu. Ja kolmandal riiulil 15 pluss 6, 21. Kui me liidame 15, 17 ja 21, kas me saame 53? Jah, saame küll. Vastus 15, 17 ja 21. Järgmine. Leia arv, mille vähendamisel 5 võrra saadatakse arv, mille ruut on 85 võrra suurem esialgsest arvust. X on esialgne arv. Nüüd vähendati 5 võrra see arv. See on x miinus 5. Saadatakse arv ehk seesama, mille ruut on 85 võrra suurem esialgsest arvust. Ehk see ruut on esialgne arv pluss 85. Ja võrrand on koostatud. Nüüd avame sulud. Kasutame valem, mis on esimesel slaidil, aga seal oli meil plussiga, nüüd ma panen ka miinusega, no see on väga sarnane. Kindlasti on vaja see keskel kahekordne korrutis arvutada, aga nüüd ette pandud miinus. Miinus 10x pluss 25. Ja siis x pluss 85 siin. Siin on ruutvõrrand x ruudus miinus 10x miinus x pluss 25 miinus 85 võrdub 0. Meie ruutvõrrand on siis x ruudus miinus 11x miinus 60. A on 1, B on miinus 11 ja C miinus 60. Ma leian nüüd D. Miinus 11 ruudus miinus 4 korda 1 korda miinus 60. Arvutan. Jälle plussiks muutusin. Ja sellest ruudjuur on
19, väga ilus, miinus b ehk 11 pluss ruudjuur 361, vabandust. 2 korda 1, et 11 pluss 19 jagatud 2-ga 15 ja teine 11 miinus 19 jagatud 2-ga miinus 4. No teeme väike kontrolli, kui arv on 15, see vähendati 5 võrra ehk saadi 10. 10 ruudus on 100. Sobib, sest et 100 ongi 85 võrra suurem kui 15. Teeme sellega. Miinus 4 vähendati miinus 5-ga on miinus 9. Miinus 9 ruudus on 81. 81 ongi suurem kui esialgne arv 85 võrra. Ehk mõlemad siin sobivad, siin ei ole kuskil tingimust, et see arv peab olema positiivne. Ehk vastus 15 või miinus 4. Järgmine. Jälle raha ülesanne. Roometil oli 2 korda raha rohkem kui Laural. Olgu siis Laura raha on X. Ja Roometi raha on siis 2 korda rohkem 2X. Kui Roomet andis Laurele 12 euro, ehk Roometi raha on nüüd 2x miinus 12, siis mõlemal on raha võrdsed. See tähendab, et Laura raha pluss 12, mis Roomet talle andis, on sama suur nagu 2x miinus 12. Koostatud võrrand. See on väga sarnane sellega, mis oli juba meil tehtud. 2x miinus x ühel pool, 12 pluss 12 teisel pool, x võrdub 24. Ja see on siis Laura raha ja Roometi raha $48 vastus. 24 ja 48. Ja meie viimane ülesanne täna. Siin ei ole midagi. Ehk ei ole praegu viimast. See on kõik.